vaatasin 2 aastat ja 1 nädal sai mööda sellest, kui Promise David lõi 2 palli Hiiu staadionil Oskari Forsmanile võrku. Need lõid siis tema viimased väravad Eestis. Siis oli minek, nüüd on MM-il tal laias laastus 45 minutit mängitud, sööt kirjas, esimese puutega värav kirjas ja seda siis mehe puhul, kes oli üle 3 kuu tõsise vigastusega eemal, et siin võib-olla ma alustan sinust, et sul õnnestus ikkagi Promise oma silmaga ära näha seal kuulsas esiliiga B-s, seal, kus mees alustas. Et ma vaatasin esimene Tammeka duubli mäng Kaljo duubliga, kus ta kaasa tegi, seda seal sind ei olnud, küll aga 8. mai 2023 Tartu Coop staadion, mis veel ei olnud Coop staadion siis. Promise David lõi seal värava, 15. minutil Kaljo duubel võitis 2-0 meest, tuli seejuures sinna, ta tuli ikkagi selles mõttes esiliiga B staarina juba, et siis ta oli juba 9 mänguga 7 tükki pannud, et siis nagu teati, et sealt tuleb, aga kuidas see tema staari saabumine oli siis? Sel hetkel vaadati, et tuleb lihtsalt üks huvitav uus kuju, kelle Kalju on toonud, nad tõid ju neid süle ja seljaga. Täpselt et ta nagu, see päev on eredalt meeles, et ta tuli sinna kohale, kõrvaklapid olid peas, plätud olid jalas, päike paistis ja ise oli ka üks suur päikesepaiste, et naeratus oli näol, tervitas kõiki, mis oli nagu väga selline ebatavaline, et tuled ikka nagu mängule ja siis ootad sellist nagu võitluslikku andmist, et ja ei oota, et vastane nagu tuleks sul siin, ma ei tea, eriti veel inimene, keda sa ei tea, vaata, mingi mees Kanadast, varem pole oma silmaga näinud, aga tervitas kõiki, väga sõbralik oli, tegi oma asja ära, lõpuks lõi värava ja mäletan poole ajal siis toonane Tammeka duubli peatreener Siim Valtner rääkis, üritas meile selgeks teha, kuidas tegelikult mees ei ole nagu üldse mingi mängumees, et üritas meile kuidagi enesekindlust sellega sisendada, aga ma arvan, et tegelikult kõik seal riietusruumis said aru, et tegelikult on päris hea vend, et kuigi too, et ta ei olnud vaata veel selline nagu täiesti nagu nende nagu lihvitud teemat, et ta oli selline veel toorik, vajas tööd ja pühendumist, aga tegelikult need asjad olid tal olemas, ta oli selline võitluslik, jõuline ja pallid lõi ta lõpuks väravas, mis siis, et esiliiga B-s, aga see tegelikult oli näha, et see, kui ta nagu tööd edasi teeb, mida ta lõpuks nagu näeme tegi, siis mängida kõrgema tasemel kui Premium liiga ja lõpuks jõudis ka siis MM-ile ja lõi siin värava. Sattusid sa ise ka temaga platsil võitlema, või see positsioon natuke teine, et päris keskkaitsena ei pea maadlema seal, aga... Keskkaitsena ei maadelnud, aga väljaku keskel maadlesin küll ja siis seal rippasin tal pükste küljes ja seal sealt sain vist äkki selles mängus siin kollase kaardi ja see oligi selle tõttu, et aga selline korralik, päris raske oli temaga nagu kaasas liikuda ja siis ei jäänudki muud üle, kui lihtsalt rippuda kaasas ja siis sealt sain kollase kaardi ja korraks tulid tal püksid jalast, aga selline see mäng on ja oli ka siuke elav kuju, et ta ei teinud nagu välja sellest, kui keegi nagu tal seal küljes rippus või kohati ta isegi pannud tõenäoliselt tähele sellest, ta oli lihtsalt nii suur mees ja mängid siin duubli poiste vastu, kes on, ma ei tea, heal juhul 20 täis, et seal oli raske aga ega ta oli ise ka noor poiss ju tol ajal, et lihtsalt 2 korda suurem kui Eesti poisid. Siis ta tegi ikka asju suuresti füüsise pealt. Just, et ta oligi selline, kui palli talle kehasse mängis, siis ega naljalt saad nagu seda kätte ei saanud, või ei saanudki kätte, et ta lihtsalt kattis seda palli nii hästi, kuidagi mööda temast ei saanud, et esiliiga B oli küll siuke tase, et kus ta tegi, mis ta tahtis ja aasta või paar hiljem tegi ta sama asja ka siis Premium liigas juba, et see areng oli nagu lõpuks märgatav ja lõpuks läksid asjad nagu nii tema kui ka tõenäoliselt Kalju tahtis. Jah, esiliiga B-s siis mehele lõpuks jäi seal 2023 ta ainult mängiski, järgmisel aastal ta oli juba kindel põhimees seal esinduses, aga vaatasin, et jäi talle siis lõpuks selles mõttes nagu positiivne saldo, et 19 mängu, 22 väravat, et see oli siis esiliiga B-sooritustel. Ja 9 kollast kaarti ka, et tegelikult esimese hooaega mees korjas kõigis sarjades 17 kollast, et see päris Risto Kägo ei ole, aga väga palju puudu ka ei jää, nagu tegelikult ründaja kohta, kusjuures mitte ühtegi punast seejuures, see mulle silma, aga esimese hooaega siis kõikide sarjade peal 17 kollast, see on ikka ründaja kohta, ikka võimas saavutus, peab ütlema. Et ju ta siis nagu seal maadluse käigus tegi ise ka mingisuguseid
liigutusi, aga tegelikult siis, kui see mäng, millest sa rääkisid, oli 8. mail, siis iseenesest aprillis juba olid, Märten, sina saanud Kurega tema vastu võidelda ja saab öelda, et ikkagi hoidsite Promissi 0 ja võitsite 2-0 esimese mängu Kalju vastu Premium liigas. Seal ta tuli vahetusest siis mingi paarkümmend minutit. Jaa, mäletan seda väga hästi, sest sellel hetkel seda venda ei teadnud veel üldse, vaatasid seal mingi suur rinda tuli ääre peale sisse, ühe korra ka läksin seal omast arvast nagu jõuliselt selga, aga keeras seal küljejoone pealt maha ja panigi jooksu, siis ma olin nagu, et ütleme, et ehmatasin ära, järgmine kord läksin juba reserviga ja hoopis targemine peale ja edasi sai nagu selles mängus sai veel hakkama, aga selleks mänguks tal oli Premium liigas kõva 3 minutit all ka, nii et see tema jaoks oli ka täiesti uus tase. Kure oli üldse talle üks siuke nagu stardilava, mida Kalju kasutas Premium liigas. Tihti oli pikalt, oli pingilist, oli Kurega mäng, kus oli nii-öelda teist mängustiili vaja, kasutatigi jõulist seda, toodi suured rindajad ette, pondi Promis kasti ja alati mängis hästi meie vastu ja sealt ta nagu teenis omale jõuga Kure vastu need mänguminutid välja. Aga seal esimese mängus siis mõtlesin, päris ohtlik vend on, aga siis järgmised mängud on järsku kõik pingi peal, nagu ei saanud kuidagi võimalust, siis suvel, ma ei tea, lähed Kadriorgu mängima, siis jälle meie vastu põhis. Esimene mäng põhis siis 10. juuni, jah, kus ta mängib väga hästi ja siis peale seda nagu ikka pingil, et ise mõtlesin, et huvitav nagu, et kuidas nagu võib-olla ei realiseeri veel kõiki võimalusi ära, aga see, et tal nii palju neid tekib, see on juba nagu päris hea näitaja, nagu tasuks nagu proovida ja lõpuks ta selle koha omale välja mängis ja ei ole tulemustest vaja rääkida, aga tõesti Kure vastu teda kasutati kõige rohkem esimesena, et kõvasti saanud maadelda. Endal võiks ka nagu see Kuressaare meeles olla, et see oli siis 10. juuni, mis on tegelikult siis 3 aastat, 2 nädalat tagasi, kus ta sai oma esimese värava Premium liigas kirja, TNTK-l oli mäng, põhimõtteliselt see oli mäng, kes mäletab siis, kus Henri Järvelaid lõi teise värava kuskilt oma pingi eest põhimõtteliselt, ikka ülikaugelt mängu lõpus. Aga seal ta siis veerand tundi enne lõppu, kusjuures ka olulise värava, sest 0-0 oli sellel hetkel seis. Sisuliselt vaatasin seda videot, et seal Mairo Miil lihtsalt nagu võeti, pandi riiulisse, mindi edasi värava peale, löödi ära tagumisse nurka ja siis nagu vaatasid ka, et tähistas seal kogu pingiga Andreejeviga kõigiga, eks ole, kes temaga tohutult nagu individuaalset tööd vist tegi. Ja siis nagu vaatasid selle pealt ka, et kui mees niimoodi rünnakuid lõpetab täpselt, et kuidas ta siis nagu rohkem ei mängi, siis ta oli järgmises mängus Paide vastu oli põhis ja siis istus jälle, kuni jõudis kätte augustikuine mäng Kuressaarega ja siis mees oli jälle 90 minutit. Kadriorus oli siis see mäng sellise aeg, kus Kalju rändas mööda Tallinna erinevaid staadioni ringi ja siis ta seal lõi 2 tükki, need olid tal siis Premium liiga 2. ja 3. värav. Ja kui seda 3. väravat vaadata, siis mis me siin keerutame, sa olid sellele olukorrale võrdlemisi lähedal ja seal nagu sai näha seda, et kui see mees ikkagi otsustab nagu õlgõla vastu duelli tulla, siis on kaitsel raske. Eriti kui tema otsustab õlgõla vastu tulla ja ise otsustab lihtsalt palli peale minna ja ei ole valmis vastu õlgaga panema, et see on üks karjääri ükseid tagantjärgi kurb lõbusam, aga naljakamaid hetki, eriti sõprade jaoks naljakas, aga tuleb osata enda üle ka naerda ja nagu eile vaatasin, mees lükkas Akanjit samamoodi minema, et selles mõttes häbenema ei pea selles suhtes. Ei ole häbeneda midagi, aga seal olukorras ise olin naiivne ja Promis pani kogu jõu sisse ja suurepärasel Kadrioru murul libisesin seal 3-4 meetrit põlvede peale, põhimõtteliselt otsajoonele. Põhimõtteliselt tähistasin ta väravat põlvili juba enne, kui ta palli võrku pani, et päris valus hetk oli sellel ajal, aga nüüd tagantjärgi on natukene lõbusam ja ei ole enam nii valus, kuna mees kõige kõvemat karjääri teeb üldse nii-öelda Premium liigast niimoodi edasi minnes, et sellist minekut ju MM-il ei ole küll kellelgi olnud, et meil on siin käinud mehi nagu nüüd Traman Hominut, kes on MM-il mänginud, aga et sa lähed Premium liigast ja oled paari aastaga MM-il nagu väravalööja, tal on ju Kanada koondise eest on ju siiamaani on see saldo on kõva, et kui sa nagu mänguminuteid vaatad ja väravaid, et 4 väravat küll, aga et siis tal on ikkagi vähem kui 90 minuti kohta värav kirjas, et seal jah, siis oli juba ka tunda, aga siis kui läks edasi ja eelmine aasta Belgias oli selle värava, kus tal riputi seal 20 meetrit särgi küljes, särk oli seljast ära rebitud ja lõi ära ja siis said aru, et see mees ei ole tavalise füüsisega, et see on eriline oskus ja ilma naljata ei ole seal Premier League'i klubid siis paarikümne miljoniga vaikselt seal Belgia klubi ukse taga koputamas, et tuleb välja, et see füüsis ei olnud lihtsalt, et ta oli siin Premium liigas tugev, vaid ta on kõige kõrgemani tasemeni välja, isegi neid suurimaid keskkaitseid suudab oma jõulisusega tõesti nagu täiesti, ongi tugevam nendest,
et müstiline mees, kes meil siit läbi käis ja sellest saab nagu nii-öelda pikalt rääkida ja loodetavasti läheb tal MM hästi, aga tõesti huvitav karakter ka platsil. Väga palju teeb häält, üldiselt positiivne, tuleb sulle sisse, aga siis pärast ei hakka mölisema, pigem teeb mingit nalja või siis tõmbad selle särki või pükse jalast ära ja siis ütleb, et kuule, ma võin sulle pärast mängu anda oma püksid või siukene lõbus positiivne karakter ja äge näha, et talle niivõrd vägevat karjääri teeb. Jah, et okei, kui näed, et mehel Premium-liigas lõpuks jäi siis pooleteise hooajaga 39 mänguga 21 väravat, saad aru, et on mängumees, aga ma ei tea, kas sellist lendu üldse keegi oskas oodata, et sa lähed Belgia kõrgliigasse, sa hakkad seal kohe panema, et ükskõik kust sa lähed, see ei ole üldiselt koht, kus nagu hakatakse kohe lammutama, aga tal on kõik asjad kokku loksunud ja seda enam on hea meel, et tal nüüd see MM ikkagi, kodune MM ka veel ei jäänud vigastuse tõttu mängimata. Ja ütleme, kui ma vaatasin seda väravat, mis ta nüüd lõi, eks ole, Šveitsile, siis meenutades tema sooritusi siin Premium-liigas, siis seal ta oleks tõenäoliselt läinud nagu toore jõuga panema ja oleks löönud kuskile teisele korrusele selle palli, et kuidagi see on huvitav, et kuidas tal võimeid oli alati algusest peale. Aga väga huvitav oleks, ma ei suutnud tuvastada, et mis see hetk oli, kus ta peas ära klikkis või mida siis kas Nikita Andreev või keegi tegi, et umbes, et sa ei pea 3 meetri pealt iga palli täie jõuga lööma. Et tal see jalgpalli mõistus ka kohale jõudis kuidagi. See on jah, eriti kui ise vaatad Premium-liigat ja oled mänginud temaga siis 2 aastat allpool, siis sa see areng tegelikult oli hüppeline, et sa aastaga oled esiliiga B parimast väravalööja staatusest tõused veel Premium-liiga parimaks väravalööjaks ja siis sealt veel edasi omakorda oled Belgia kõrgliigas arvestatav tegija ja nüüd ka siis Kanadas, ta on ju selgelt Jesse Marshall'i olnud mängumuutja, et ta tuli Bosnia ja Hertsegoviina vastu tuli vahetusest, andis väravasöödu, viigipunkt, nüüd punkt ei tulnud küll, aga lõpuks ikkagi ju mäng selgelt Kanada poolelt muutus, kui tema väljakule tuli, et ta pakkus mingi lisakäigu, et aga jah, ma ei teagi, kuidas see asi niimoodi läinud, et ta kuidagi järjest enam on enda mängule mingeid asju juurde lisanud ja kuidas see asi algas siis lõpuks peast, et nagu sa ütlesid, siis füüsilised võimed tal olid olemas, ta on alati olnud võimas ja tugev, kiire, et kõik see oli olemas, aga lihtsalt kuidagi ta mängu IQ või mingid muud sellised elemendid, mis siis algavad peast, need on ta kuidagi saanud enda mängu juurde ja sealt on asi aina edasi paremaks läinud.